see on meie võimalus nüüd. Me oleme seda mängu korra juhtuni. Saadet toetab EpicBet, sinu lemmik kihlveokontor. Tere taas, head korvpallisõbrad. Ootamatul kombel on mingisugune paarikuune selline sunnitud meeldiv suvepuhkus meile sisse tulnud, aga nüüd oleme tagasi. Korvpallisaade 5. veerandaeg, mina Rasmus Voolaid, minu kaassajuht Tiit Liblik. Tere Rasmus, kuule ma küsin korra vahele, meil kadus see kõll sealt ära või? Või see tuleb hiljem järgi või? Ma ei tea. Salvestama. Ma ei tea, praegu oli midagi puudu või? Kui see 5. veerandaeg ja siis see sireeni küsimus ka veel. Hea küsimus. Ma ei tea, paneme niimoodi välja praegu saate ja vaatame, kas keegi vahendab. Igal juhul. Tere taas, jah. Suvepuhkus on nüüd läbi. See ei olnud tegelikult planeeritud, aga nii ta läks. Aga vist saab öelda, et alustame ametlikult seda 3. hooaega. Nii me vähem kokku leppisime, et võiks välja öelda. Ütleme, et 3. hooaeg. ja selleks oleme siia palunud nimeka Eesti tulevikulootuse Ameerikast siia väisanud, aga ka siis koondise trennist. Ma arvan, ma ei tea, kas just otse koondise trennist, aga seda ka väisanud Kaur Kennert Tooman. Tere tulemast. On siis Kaur Kennert Tooman? Jaa, Kaur Kennert Tooman ikka ütleb, et see on ikka õige pigem. Et mitte Tooman? Mitte Tooman. No, jah, jääme selle esimene. Tegelikult seda on vaja, kui hakkavad nii-öelda suured mängud pihta, kui sa hakkad koondises mängima näiteks, siis on vaja ka teadustajat. Ei, seda küll, jah. No USA-s ikka kutsutakse mingi see Toomaniks, või tegelikult ei ole Toomaniks, on seal Tooman. Varba mees olen seal. Ja KT on ka siis. Ja KT on ka, jah. Ja selle me panime juba paika enne saadet arutasime, et KKT oleks liiga ohtlikult lähedal. Sellega oleks liiga pahandus, ma arvan. Ja KT, ehk siis ka KT-le üsna lähedal olev versioon, nagu sa, ma ei tea, näiteks sa tõid meile Kevin Duranti ketsid, sa tõid Kobe ketsid. Kobe ketsid tõid meile, aga Kevin Durantile nii-öelda, ma ei tea, pikkuselt ja nagu, kui analoog sa oled Kevin Durantile mänguliselt ka? Või ikka erinev? Või ma ei oskaks öelda, mul on see lihtsalt, mul ei ole võib-olla käed nii pikad, et sellega väga Kevin Duranti nagu keha Kevin Duranti wingspan on 2.25. Nojah, mul on alla enda nagu peha pikkus ja siis selle võib maha panna. Okei, tema height on kootamatult, ehk pikkus on kootamatult 2.11 lausa, ma oleks arvanud, et veits paar senti lühem. Ta tuli see õige pikkus ju mingi paar aastat tagasi välja, vaata, et need mingid pildid hakkasid sealt tulema välja ja siis kõik hakkasid sealt uurima ja siis lõpuks tuligi see õige pikkus välja, muidu oli valetanud mingi, ma ei tea, 10-12 aastat. Väiksemaks valetanud. Jah, no selles mõttes sai 3 kohal mängida, mis talle väga sobis, nüüd mängib 4. Aga mis su see, kui me juba sellel teemal korra peatusime, siis mis sa ise ütleks siis, et mis moodsas keeles see player comp siis on? Minu player comp siis või? No ma olen kuulnud, ülikoolis mind treenerid ja teised on suunanud mind nagu Franz Wagneri poole, aga mul lihtsalt ei ole väga jälle, ütleme siis käsi, aga selles mõttes nagu mängustiil on sinna poole, et 3 võiks teitsalt mängida ja mul on 4, selles mõttes mul on päris tugev keha olemas enda vanuse kohta ka juba, et on võimalik ka 4, ma ütleks mängida, aga ma näeks, et miks mitte 3 mängida tulevikus. Või siin lähivad aastat, siis järgmine aasta võib öelda juba. Nii, sa oled Eestis, mis sind siis nagu Eestisse tõi koondis, kas lihtsalt suvepuhkus ka või? Pigem oli jah, puhkus. Ravimine ja puhkus, või see pigem ka pere ka ja kõik need, et ma käisin viimati aprillis, käisin korraks läbi, et siis mul oli New Yorgis oli seal keskkoolis mingi Easter break oli, et siis ma sain 10 päevaks koju. Sul on Sakus on pere või? Laagri poolel, jah, põhimõtteliselt Saku valla all küll, et hea pere on seal, siis ma elan nendega ikka koos, et ma nii 8 nädalaks võib öelda. 8 nädalaks võtame korteri Tallinna keskkonnas. See oleks päris lolli teema, ma ei tea, see oleks lihtsalt mõttetu raha raiskamine, et ma ei näe sellest pointi. Elab Viru hotellis. Jah, sinna väga, seal on päris mugav hotell, aga sa ikka tegelikult ei kutsu.
Mis sind nagu koondises siis nagu ootas, Heiko Rannul ütles juba tegelikult suht varakult mingi varakevadel läbi, et tahaks nagu, sind tahaks näha koondises, mehed, kellel on nagu pikem plaan koondisega, et sind Oliver Kullamäe, Sten-Markus Adamsoni, Siim-Martin Saadit on trennis nähtud, on ju. Vana saatekülaline, tervitame. Ja oli isegi eelmine nädal kohal ka. Mis siis nagu noortega koondises tehtud on? Nii selles mõttes, et kuidas noori nagu nii-öelda röstima hakati ja kuidas teid vastu võeti, mis plaan on teiega? Mul on kogu aeg, mul on juba ammusest ajast on paljude mängijatega on nagu see kokkupuude olnud, et ma olen varem Raieste ja Tassi ja Pökleris praegu ei ole, aga olen nendega päris palju Sixteni juures trenni käinud tegemas, et ma ei tea, umbes mingi 3-4 aastat, et nendega mul on kogu aeg kokkupuude olnud ja praegu ka, kui ma tulin tagasi, siis tegelikult esimene nädal käisin seal ka nende juures, et ega ma väga ise vaata mingid visked asju saanud teha, aga põrgatamist on ikka koha peal teha ja liikumise pealt ka veits, et mitte joostes kindlasti, aga kõndimise pealt ja panin veits sööte ka tegelikult neile, pidin aitama välja neid, et saaksid võtsid lauda kuskil? Lauda ei saanud võtta, ma ei saanud järgi joostes, vahepeal keegi pani tass pani päris kõvasti mööda ja siis sellele ei jõudnud järgi, siis ta vaatas mulle mostis mulle näkku. Aga nagu ütleme siis, et lihtsalt seda anda sulle seda natukene seda hõngu nuusutada. Ja, seda küll, et pigem oligi see, et miks ma siis praegu kutsut või miks ma siis ise ka olin Raido Roosiga rääkinud ja et saakski lihtsalt nagu teiste meestega, kellega mis ei ole väga kokkupuudet olnud, et saaks nendega natuke midagi rääkida ja saaks trenni vaadata, kuidas neil üldse see nagu kõik välja näeb ja et Treieriga sain päris palju räägita, käisin seal seda Vaaks ja versus Jõesaare rannavooled ka vaatamist. Kus oli siis? Päris vägev oli, mul on tegelikult onu mängib ka rannavoolet ja siis ta ikka ütles, et Vaaks ikka selles mõttes oskab küll. Et tundus mulle ka, aga ma kõige rohkem rannavoolet pole vaatanud oma elus, aga näha oli küll, et ikka oskab. Ja Jõesaar vist oskab juba nagu pereliini pidi, et tal isa ju ma ei tea, mingi 20 aastat vedas isegi Tartu Bigbanki. Ja just, et Jõesaar ka oskas, aga ikkagi Vaaks võitis ju 2 mängu järjest. Kui lõpuks pidid seal selle Eesti meistrite vastu mängima, siis kui need ikka üritasid, siis nägi ikka päris naljakas välja, aga selles mõttes ikka, ma ei mäleta, mis see mõlemate mängude skoor jäid, aga väga suur vahe ei jäänud tegelikult. Aga siis A-koondise juures, mis sul sealt siis nagu silma jäi või mis sinu jaoks oli uus või mida sa õppisid sealt, mis oli nagu huvitav? Ma ütlekski pigem see lihtsalt, et playeri profiilid, et ma ei ole ju tegelikult päris paljutega, nagu ma enne ütlesin, kokkupuudet pole olnud, et kuidas üldse nagu trennisüsteem jälle on, et pigem ongi see, et kuidas kõik see siis meestekoondise, A-koondise tasel siis töötab, et see oli ka ainuke asi, et ma ütleks, et midagi muud seal nii väga uut oli ja mul oli ka, ma ei ole kunagi niimoodi nagu Eikoga ja üldse nagu kellegiga sealt treeneritest niimoodi rääkinud, et seda oli ka vaja. Siis oli Eikoga niisugune mahaistumine ka? Jaa, veits rääkisime küll, et kui Rainbow hakkas veel neil skilli osa tegema, siis rääkisime küll veits tuleviku asjadest ja võimalust äkki järgmine aasta siis tulla laagrisse kas või proovima. Ja mitte kas või proovima laagrisse tullagi, siis proovima ja vaadata, kuidas on, et Aga mis ühesõnaga, aga hetkel teame, et ülikool on sul Boise State, eks ole, Idahos, aga kuidas sellega on, et kas ülikooliga on põhimõtteliselt läbi räägitud, et saad käia koondist esindamas või see on see teema alati, mis tuleb USA mängijatel? Ja, Vaaksul oli ka just see teema, et kõik abitreenerid olid ju öelnud ja siis lõpuks peatreener oli ei öelnud, et mul on praegu, ma olen ka igalt abitreenerit olen kuulnud ja mine, et neil ei ole, selles mõttes nad lubaksid, aga lõppkokkuvõttes teeb peatreener selle viimase otsuse, et ma arvan, et temaga pole mõtet veel rääkida, et siin on veel augustis oleme ja juunin ikkagist, mis 10 kuud veel sinna minna, et ma arvan selleks, see tuleb jutuks mul temaga äkki siis pärast hooaega umbes aprilli-mai vahel, et mais ma tulen tagasi juba koju, panen siin trenni jälle edasi, aga jah, aprillis või märtsi lõpus, oleneb, kuidas meil hooaeg läheb, et
ma näen, me võime sinna märtsi hullusele küll jõuda, et siis äkki pärast seda ükskõik kuhu kaugele me jõuame, et võiks selle jutu teemaks ette võtta. Aga sa oled nüüd olnud keskkoolis USAs, prep-schoolis, nüüd oled ülikooliga allkirjastanud, et aeg-ajalt Eestis siin räägitakse sellist juttu, et võiksid lepingusse panna klausli, et igal juhul pean koondist saama minna esindama, kui see variant tekib, aga nüüd sinul, kellel on nagu reaalne kogemus olemas USA selle turuga, et kas see on üldse realistlik, nagu, et sa lähed ja ütled sellise asja välja? Ma arvan, et mingil tasemel ikka, aga lihtsalt seal ongi lihtsalt see, et rahad on nii suured, et teistel ja et seda, kui igaks juhuks ei saa vaata ristida ka, ma saan sellest poolest nagu sellest Illinoisi siis Brad Underwoodist ka aru, et miks ta Vaaksulle võib-olla siis ei ütles, et nad ju investeerivad temasse päris palju ikkagist ju ja ei taha ka, et neil juba sai seal keegi David Mirkovitš juba vigastada, et nad ei taha ju sellega ka riske, et Stefanil, et Vaaksul tuleks ka siin mingi vigastuse koondisedes ja kuigi ma ei usu, et tal tuleks, aga kunagi vaata ei tea. Et sellega ongi see kõige suurem lihtsalt nende risk, et saadavad siia ja siis tuleb mingi pisivigastusega või midagi tagasi või siis tulebki mingi suurem vigastus, et klausi või eks ma ei tea, eks see tuleb äkki tulevikus, kõik minu teada, me proovisime isegi, mina proovisin seda ka kuidagi sinna saada, aga mul lihtsalt abitreenerid ütlesid, et saad ikka, et seda pole vaja sinna see on hea jutt, hea jutuks hea küll alati. Ja, just, et sellega kõige lihtsam ei ole, ütleks. Aga agendiga proovisid siis? Ma proovisin ise pigem midagi seal rääkida, et oma selle abitreeneriga, aga ütles, et ei ole vaja, et saad. Okei, meie kohustuslik rubriik on alati ka see, et kas ka sinu agent on Raivis Osatskis? Ei ole. Oli, aga siis ta väga suurtesse detailidesse ma hakkan minema, aga ma tahtsin minna USA-sse ja siis mõtlesin, et oleks aeg teine agent võtta, et on paremad võimalused ja leiakski selle õige kooli mulle siis viimaseks aastaks sinna keskkooli USA-sse. Enne kui USA juurde nagu pikemalt tuleme, siis räägime äkki natuke veel suvest ja koondistest ja asjadest siin, et mis pilguga sa oled vaadanud neid Eesti noortekoondiseid? U18 jäi A-divisjoni püsima 10. koht, mis teie eelmine aasta välja võitlesite, nad edukalt kaitsesid seda kohta. U16 tõusis A-divisjoni, U20 läks natukene kehvemini. No tegelikult täiesti fenomenaalne nagu ühe erandiga. Jah, seda küll. No ma ütleks, et ma ikka vaatasin neid mänge kõvasti, et U16 ma olin juba Eestis sellel ajal, et nii palju ma proovisin vaadata, kui ma jõudsin, igat mängu ma ei jõudnud, aga pigem siis vaatasin kas või seda boxscore'i, et mis on lõpuks mängus ei jäi, et päris tore vaadata, et U16 ka jälle A-divisionis, et siis midagi tehakse ikka õigesti ja U18 said, mis oli vist kõige parem koht üldse. Läbi aegade parim koht, mis on ka 10. koht, aga selles mõttes seal on ikkagi kõik teised riigid on ikkagi suht suured riigid võrreldes Eestiga, et võib-olla Sloveeniad ei ole, aga võitsid ära, aga neil on ju seal 0-8, kes mängis ju meestekoondise vastu ka meil, et see Joksimovitš on täitsa hullumeelne. Ja sellega väga ei saa võrrelda, aga selles mõttes on küll tore näha ja U20-s mul on paljud sõpru, siis ma ikka vaatasin päris palju, kurb oli küll vaadata, et kõik ei läinud hästi, aga ma lootsin küll, et ikka läheb, sest nad alustasid tegelikult Ukraina vastu, nad olid vahepeal päris palju ka maas, ma ei mäleta tegelikult, kes olid ka, aga siis lõpuks võitsid tagasi, aga võitu ikka ei tulnud ära ja minu arust ukrainlased üldse võitsid ära ka, mis on päris nagu, ma ei tea, ei tundunud nii tugev sats, tundus see terve U20 turniir, see B-divisionist ei tundunud üldse tugev. Kui mõtlesin praegu, et kui sel aastal tuli U18 10. A-divisionis, kui teie oleksite eelmine aasta olnud enda satsiga A-divisionis, oleksite üle teinud selle koha või? Selle satsiga, millega te tõusite eelmine aasta? Et kui te poleks peal mängima B-divisioni või A-divisiooni? Ma ei oskakski öelda praegu, et ma arvan, et ma oleks võinud alagrupis kindlasti äkki ühe võidu ikka kätte saada, aga ma arvan, ma oleks umbes sinna samasse kaugusesse. Võtmekoht on see, et kas selle esimese ringi võidate, et kas saate top 8-sse või... See ongi see, et pigem ma ei tea, vaata, see olenebki sellest, kes vastu tuleks, et
ma ei tule praegu kõik need 07-te need generatsioonid satsid ka meelde, kus seal kõik on, et noh, Prantsusmaa oli kindlasti ja mis finaal oligi, mis Prantsusmaa ja Hispa ja et olenebki, kes vastu tuleks, et noh, äkki kui oleks tulnud, siis ma ei tea, mitte need kõrged riigid, et oleks äkki siis, ma ei tea, mingi Poola või midagi sellist tulnud, noh, siis ma arvan ilmselge, Poola ei olnud A-divisionis eelmine aasta ka minu arust, ajasin sassi. Seda ma julge väita. Ja B-divisionis tuli just meelde, et noh, et ma arvan, et me umbes jääks sinna samasse kaugusesse. See oli eelmine aasta, kui oli see hõbe, siis sa olid ikkagi niisuguseid liidreid ka meil seal, et kuskil 17 punkti keskmiselt, et kas nüüd, kui vaatasid see suvi, siis mis on midagi, mida näiteks Martin Rausberg nõuab ja mida U18 koondis on siis hakanud hästi tegema või mida tehakse nagu noortega hästi, et te olete nagu mõlemad nüüd eelmine suvi ja siis see suvi ka nagu nii hästi suutnud esineda? No ma ütleks, tal on lihtsalt see, et ta annab sulle tegelikult päris palju vabadust, noh minule oli minu arust päris palju vabadust, et ma nii palju jõudnud neid A-divisiooni mänge vaadata, kuidas seal tegelikult oli, aga noh, me olime põhiliidud Olliga ja noh, eks seal tuli Sten ka, pani päris head mängud meile päris, ta oli selline jokker meile vahepeal mingites mängudes ja et vahepeal annab ikka päris head vabadust sulle lihtsalt, et noh, mine võtta ise see play üles või midagi sellist, et ei ole kogu aeg, et pead treeneri poole vaatama ja sootama seda play'd, et see mulle meeldis ja noh, lihtne on ka temaga suhelda, vähemalt mul oli, et see ongi lihtsalt see, mis temast nagu mulle silma jäi kogu aeg. Ja kõrvalt tundub, et tegelikult niisugune tiimikeemia või nagu ühtehoidmine ja mingi tohutu võitluslikkus ja niisugune playing hard on selline kujunemas täitsa nagu niisuguseks kaubamärgiks, mul tunne Eesti noortekoondist. Jaa, eks see ongi, ma arvan, lihtsalt sellega ka tundnud vaata, et noh, kui päris paljud tulevad välismaad siia, siis nad on ju sellega harjunud ja siis need, kes on siis Eestis, on nad ka ju, kuna nad ikkagi suvel teevad trennis, see on ju, tuleb see norm vaikselt välja, et ma arvan, eks selle pärast. Aga oleksid sa üldse, kui sellest U20-st rääkida natuke, kas see oleks nagu mingil kujul, noh, hetkel sa ei oleks saanud nii kaaluda seda vigastuse tõttu, aga kas oleksid sa kaalunud nagu U20 esindamist ka või nagu mingil hetkel on see, et tuleb hakata valikuid tegema, võib-olla suvel on mingis mõttes oluline keskenduda individuaalsele arengule või kuidas sa seda näed? Täpselt, tegelikult see sama asi oli ju Vaaksil paar aastat tagasi, kui täitis U20 koondise suve vahele ja tänu sellele varsti pani kraamas kõvasti ja nüüd on seal, kus ta on. Ma olin ka tegelikult ise juba varem selle vahepeal, et no ma teadsin, kui ma lähen ülikooli edasi, siis ma võib-olla tahaks nagu individuaalselt teha või siis noh, äkki oleks olnud võimalus see aasta kuskil seal meestekoondises proovida mingit treening-kämpe või seda, et ma oleks selle võinud vastu võtta, aga noh, ma pigem oleks tahtnud nagu lihtsalt võttagi need paar kuud endale lihtsalt, et saaks individuaalselt lihtsalt nii palju paremaks igas asjas ja siis oleks läinud ülikooli ja seal noh, uksega äkki peaga lahti löönud, oleks olnud tore, noh. Aga kui paneme sinu ja Oliver Kullamäe juurde U20 koondisele, siis kui palju võite oleks tänava tulnud? Ma arvan, ma oleks võinud ära võita. Ma arvan, et mind oleks isegi vaja olnud, et Ollil on lihtsalt see, et ta paneb selle palli nii hästi. Noh, mul on alati olnud Olliga nii hea nagu keemia minu arust, et isegi kui me pole ju, ma ei tea, ma pole nüüd teda juba aasta aega näinud, aga ma arvan, kui sa paneksid Kossu platsile, me tikkas, me tahaks kõik väga hästi välja, et meil on see lihtsalt see arusaamine üksteisest on väga hea. Palju te koos mänginud olete, ta ju noortes? Audes ikka mängisime, ma läksin sinna siis COVID-i hooaeg, et 2019-2020 läksin sinna ja siis ta läks juba vist, mis oli, 2022 läks ära. Ma mõtlengi, et väga kaua ei jõudnud tegelikult. Väga kaua ei jõudnud, jah, Eestis ei jõudnud, aga no selles mõttes, me olime juba vaikselt nagu varem, siis kui pärast COVID-it me käisime tegelikult hästi palju Siilis, käisime õues Kossu mängimas ja seal olid kogu aeg meil pick-up, mängisime päris paljude sõpradega ja teistega, et
sealt ka, eks siis vast tuli see lisageemi ka juurde. Vaatasin 3-3 mängisite ka koos päris. 3-3 ka, jah, aga noh, pärast seda, kui me siis, mis oli U15 vist ära võtsime, siis oli vaja müts maha visata, rohkem ei ole vaja, ma arvan, mängida. Oota, aga Siilis panite siis oma sõpradega või oli mingi veteranide trenn, kus te lihtsalt sekkusite? Ei, me käisime ikkagi ise mängimas, vahepeal oli see ka, et seal oli päris palju nagu teisi täiskasvaneid, siis me käisime nende vastu ka mängimas, et noh, selles mõttes oligi 2021 oli vist see täpne aeg, kus me käisime, et siis oli ka, vahepeal tuli see jälle mingi väike COVID-i mis ongi siis no, paus ütleme, jah, tuli siin sisse ja siis käisimegi seal ja seal sai ikka suht normaalselt kasvu teha. Keerutasite? No nii palju, kui ma mäletan, siis ikka, jah. Aga mida Oliver siis hetkel teeb ise, kas ta on hetkel USAs või on sul aimu? Jaa, ta läks juba paar nädalat tagasi USAsse, et tal seal läheb kõik päris hästi läheb. Ta käis ka koondise juures läbi mingil kujul või sel aastal mitte, koondise juures siis? Mul pole õrna aimugi, et selle kohta ma isegi küsinud. Tema käest pole küsinud. Nii, aga ei tea, läheme vaikselt vigastuse juurde või? Ja räägime sellest, mis sind ikkagi siin viimasel aasta ajal mingis mõttes nagu pärssinud on, et ei ole lasknud väljakule, et Long Islandi eest läks mingil hetkel, mina mäletan, tuli lihtsalt sotsiaalmeediasse, tuli Instagrami, tuli uudis, et Ahilka läks ja see on nagu siuke üsna nagu hirmutav vigastus ikkagi, et räägi ise, kuidas see kõik juhtus ja mis siis nagu toimus? No tegelikult oligi nii lihtsalt, et 3 nädalat enne seda, et mul läks, Ahilka läks mul 23. detsembril, aga 3 nädalat enne seda siis, enne siis season opening mängu kodus oli meil mingi raske trenn oli ja jooksime hästi palju ja ma ei tea, mul olid hüpekad üleüldse nagu valutasid sellest jooksmisest ja siis ma tegelikult teipisin ainult ühe vasaku jala hüpeka ära ja siis treeni lõpus astusin tiimikaasa jala peale ja siis läks, hüpeka panin suht rõvedat kotti ja siis järgmine päev oli ikka rõvedat paistes, aga ma ei tea, ühe päeva tegin seda recovery't, käisin seal füsiode juures ja mitte need, kes siis nagu meil ei olnudki nagu üleüldse nagu koolis ei olnudki füsiot, pidime kuhugi mujale minema, et mingi 30 minuti kaugusel, et käisin seal, tegin paar asja jalale ja siis järgmine päev oli juba parem olla, siis panin trenni juba ja päev pärast seda oli see mäng ja siis seda juba mängisin ka ja paningi tegelikult läbi selle siis järgmised 3 nädalat, et ma käisin seal NBA kapil ka mängimas, seal ma mängisin Link Academy vastu, kes oli sellel ajal siis number 1 kool oli USA peale, et nende vastu isegi mängisin päris hästi, et kõige rohkem visked ei saanud peale, et see oli mingi 5 viset sain, aga sellega ma viskasin vist mingi 12 punkti ja ka 9 laud oli, et näitasin ikka nagu oma mängu seda näitasin ära, et see oli kõik läbi valu siis? No see oli põhimõtteliselt kõik sellest, et rajalaraskus oli pigem mingi 70% vasaku jala pealt, et ma parema jala pealt ei julgenud üldse minna üles ja mul ei olnud ka seda tunnetust, et kui ma tulen nagu ütleme mingi stageri pealt üles, läheks parem vasak, et parem oli kogu aeg üli nagu ebamugav, et selle peale ei olnud nagu üldse joosta, ei olnud ka mõnus, ma olin kogu aeg ibukate peal ja kõikide nende peal ja siis lõpuks läksime Floridasse ja mängisime seal 4 mängu ja ma arvan, sellest tuligi siis lõpus lihtsalt nii suur ülekoormus, et igat asju kogu aeg, kui me lay-up'il läksime, ma ei läinud parema jala pealt, et kui 2 jala pealt oli, siis oli parem vasak pigem, et see viimane pauk tuli siis vasaku jala pealt ja lõpuks lihtsalt oligi ülekoormus ja tegin ühe vale sammu, hakkasin lauavõitluses minna, tegin lihtsalt ühe vale sammu nurgas ja oligi kõik suhteliselt. Aga kas tagantjärele see põhimõtteliselt oli asi, mis nagu karjus tulles, et siin oleks olnud ainus võimalus, oleks olnud seda vältida, kui mitte 23. detsembril, siis 1. jaanuaril oleks olnud puhkust andma? Mitte jah, et mitte siis 1. jaanuar, vaid 1. detsembril siis pigem. Ma mõtlen, et kui sa olid juba 23. detsembrisse jõudnud, et kui see poleks siis juhtunud, siis oleks lähiajal? Siis oleks lähiajal kindlasti juhtunud, ma arvan küll jah, et et tagasi vaadates küll oli ka, üliimelik oli see, et minu arust, kui ma selle hüpeka kotti panin, siis mul tulid mingid, meil oli see varsity grupp, et me olime vaata see national team ja siis meil oli varsity tiim, kui pärast meid tuli trenni, siis mul tulid küsima, et kas oleks Ahilka, siis ma ütlesin ei, ma panin lihtsalt hüpeka kotti. Aga siis ma ei tea, järgmised need 2 nädalat kogu aeg ma nägin, ma ei tea, videosi ja kõike nägin nagu täiesti lambist, nägin lihtsalt Ahilka vigastustest ja kuulasin Tyrese Halliburtoni podcastis, kus ta rääkis ka sellest, mis tunne oli, et eks ma sellel ajal ei pannud väga tähele, aga siis kui ma vigastada sain, siis tänu sellele, kuidas Tyrese rääkis, et kuidas see vigastus nagu, kuidas see momendis oli, et siis ma sain kohe aru, kui mul see juhtus, et ongi pekkis, et
ongi Ahilka läks. Mis tunne oli, või mis see oli siis täpsemalt? No oligi siuke tunne, et lihtsalt keegi nagu lööks mulle täis just vastu Ahilkat või sääre vastu ja et selja tagant keegi, ma olin nurgast jooksunud ja enda pingi ees mõtlesin, mis asja, et enda tiimikaaslane peaks mulle siis vastu enda jalga lööma täiesti lambist ja siis kukun maha, vaatan üli kiiresti selja taha, kõik istuvad maha, siis mõtlesin, okei. Tegelikult täiesti kontakti vaba. Jah. No siis ongi, et see ei olnud isegi nagu vale samm, vaid lihtsalt oligi nagu... Eks see on see, kuidas öelda, negative step on see, et kui sa vaatad, tegelikult võtad videod välja ja vaatad, kuidas siis Jason Tatumil läks, kuidas Tyrese Haliburtonile, kõigil nendel lähiajal, kellel on kõik täpselt sama, lihtsalt muu liigutus ongi see, et astub taha ja tegelikult see tulebki sellest, et ongi kas ülekoormus või siis on sul mingi see sääre vigastus on veits või midagi sellist. Tyrese'il oli ju mingi probleem, oli seal mäng 7 või siis oli ülekoormus ja tal oli sääre vigastus oli ja just oli jah, selle pärast läkski ja KD'l oli ka täpselt sama asi, ta tuli siis, kui see 2019 finaal oli, et siis tuli ka, sellest vigast tuli varem tagasi, läks selle pärast ka, et ja Lillard ja Kobe ka on ju. No just jah, et see kõik tegelikult tulebki sellest, et kas on siis ülekoormus või sul on mingi vigastus, et see tegelikult ei lähe vaata niisama ei tohiks minna, et ma alguses ei saanud sellest aru, et miks mul üldse läks, aga siis kui ma hakkasin aina rohkem, mul oli nii palju aega, et mõelda selle üle, et lõpuks, kui siis nagu kõik see klikkis, ma sain aru ja siis mul tegelikult nagu te enne ütlesite, mis oli mõnetussoja püüda, see vaja seal võigas asja, jah, et see karjust tulles, ütleme. Karjust tulles just jah, et seda oli küll nagu nukker tagasi mõelda, et seda oleks saanud kindlasti vältida, oleks ma lihtsalt nagu ei oleks nii palju pühendunud sellele hooaja algusel, et oleks võinud tegelikult ju mingi nädal või vähemalt siis nädala vabaks võtta, et lihtsalt seda hüpekat ravida, aga mul tegelikult abitreenerid, need ka rassisid mind, pushisid mind siis päris kiiresti tagasi, et on vaja mängida, et tegelikult ei olnud vaja. Nüüd ma teangi, olengi targem ja eks õpiki vigadest, ma arvan, et see oligi hea moment, oligi minu arust nagu väga, väga õige hetk, et pigem saaks siis 18-aastasele vigastus mingi 25-aastaselt ja siis alles õppin, et nüüd ma tean, et tuleb olla kordas ettevaatlikum. See keskkond muidu oli selline, kus sa oleks saanud öelda, et ma tahan, et mul on vaja nädalat vabaks või rahulikumat nädalat, et oleks see antud sulle see või? Ma arvan, et kui ma oleks seda küsinud, siis ma oleks öelnud mulle, et elu sees, et sul on vaja mängida, et võib-olla heal juhul mingi paar päeva oleks saanud, aga ma oleks pidanud lihtsalt valetama rohkem siis, et nii valus on, et ikka ei saa, et võib-olla sellega oleks läbi mänginud, aga nad ütlevad lihtsalt, et ma olen liiga nõrk ja et teised ju mängivad ka läbi vigastused, mis sul viga on. Et see oli karm keskkond ikkagi? Selles mõttes midagi lihtsalt ei olnud, et see oli olnud meil omal mingid füsiot ka, et siis kogu aeg, kui sa tahad midagi minna, siis sa pead kuhugi keegi peab siin viskama, et sellega oli vits raske ja sellega oligi vits nõme seal, et siis kui ma vigastada ka sain, siis ma käisin seal täpselt samas kohas ja oligi seal vits raske keskkond, seal oli nii palju inimesi, ma ei saanudki seda kõige rohkem tähelepanu ja mulle ei antud mingeid venitusharjutusi ja siis tegelikult oligi, ma panin lihtsalt jõusaali seal, ma oleks sama hästi võinud lihtsalt koju jääda ja seal kuskil ülikooli kampusel, kus me siis elasime, ka jõuksime sama asju tegema, aga lõppkokkuvõttes see ei aita mitte midagi, siis aprillis-mais pandi jooksma ja siis kohe, kui poisisse jõudsin, siis öeldi, et sul ei ole isegi jalaliikuvust nagu piisavalt, et ma ei saa aru, mida nad mõtlesid selle all, et sa üldse nagu jooksed juba ja teed, ma ei tea, kaitseasendid ja ma panin juba spurte ja ütlesin, ma võin hüpata ja kõik, et ma olin nagu tegelikult pärast seda, ma olin vahepeal õhtuti läinud Kossu mängima ja siis ma panen edasi-tagasi üle platsi või täis platsi peal panengi edasi-tagasi, sest jooksen ja viskan mingit keskposse ja siis selles mõttes ei olnud nagu midagi imelik oli ikka veits tundnud, nagu midagi oleks nagu puudu. Praegu ma räägin märtsist, aprillist. Aprill-mai. Sa jooksid juba üle platsi, nüüd sa käisid, sa ütlesid, sa ei saanud tassile lauda isegi võtta. Jah, tegelikult oligi see, et mul ei olnud lihtsalt tegelikult jalaliikuvust, aga ma ei saanud sellest ka aru sellele õigel ajal, aga kui poiss läksid, siis tõmmati kõik piirid peale ja selles mõttes mentaalselt oli natuke raske seda nagu, et okei, et nüüd siis ei saa mitte midagi, nüüd ma olen jälle baas nulli peal põhimõtteliselt, aga tegelikult need 2 kuud, mis ma olin juuni-juuli, läks päris kiiresti ja ma olen seal selle anti-gravity masina peal jooksnud, et sellega on kõik kergem olnud ja siin ka tegelikult käisin Sportomedicas, käisin ka jooksmas, et loodetavasti siis äkki septembrikuu lõpuks saaks ilma juba joostes, saaks äkki Kossu platsi kõrval lihtsalt juba vaikselt nagu mingi sprinte asju panna, et oleks
oleks väga idekas. Aga kas siis oligi niimoodi, et sa kuskilt intervjuust tuli ka välja, et sa ütlesid, et nagu New Yorgis polnud nagu parimad ressursid ja tegid valesid asju, et kas see oligi siis nagu niimoodi, et need tüübid ütlesid sulle, et jaa, et kõik on okei, sa võid hakata seda tegema, et nad nagu põhimõtteliselt valetasid sulle? No, või nad olid lollid lihtsalt? Ei, ma ei ütleks nad lollid, põhimõtteliselt oligi see, et nad ei pannud mulle piisavalt, ei keskendunud mulle piisavalt, et nende arust oli kõik hästi, et ma ei tea siis, mida nad siis täpselt vaatasid, ma ei saanud sellel ajal ka ikka aru ja praegu ka ma mõtlen tagasi, siis ma ka nagu kõige rohkem ei mäleta, et nad ei minu arust isegi kontrolli mul seda painduvust ja seda, et sest oligi see, et ma ei tea, pidin ühe jala pealt juba kui ma käisin aprillis, läksin tagasi, pidin ühe jala pealt juba suutma nagu päkale tõusu, ma ei saa isegi seda praegu väga hästi teha, et ma ei tea, et nüüdki, selles mõttes saan paremini küll, aga mul ei ole seda ju, sääres ei ole seda piisavalt tuge ja mul ei ole säär lihtsalt nii tugev veel jälle, et seda täis nagu päkale tõusu teha ja siis veel eriti, siis ma ei saanudki, ma sain võib-olla 2 tükki, sain natuke üles, siis rohkem lihtsalt ei läinud, siis ütles, et okei, et ma ei tea, pane siis 2 jalaga ja mine 1 jalaga vaikselt tagasi, siis see ka tegelikult ei aitanud, et ma ei tea, ma ei näinud, et see nagu midagi valet oli sama nagu sellel ajal, aga No ilmselgelt nad pushisid nagu liiga palju, on ju? Jaa, ma tegin seda, seal ka tegin seda antigravity jooksu ja siis ütlesid, et mul ei olnud nagu valu tunda, et ma panin seal 95%-ga nagu imel ja ütlesid, et väga ilus jooks on, et ma ei tea, pane edasi ja siis lõpuks oligi mingi 3 korda käisin ja siis ütlesid, okei, mine hakka muru peal jooksma. Siis ütlesid, väga ilus jooks on, tegin mingi videoid ja asju. Mul endal ka nagu ei olnud ebamugav tunne oli, aga see oli ka sellepärast, ma ei olnud harjunud jooksma, et ma arvasin, et see oli sellepärast, tegelikult lihtsalt oligi see, et painduvust ei olnud. Aga seda oli ka, et vaatasid, et kuidas need teised näiteks tipud olid taastunud, et see on alati olnud nagu siuke miinimum aasta või nagu miinimum hooaeg. Halliburton ju 24 finaalis läks, 25 finaalis läks, 25-26 ei mängid üldse. Ja just, et ma ei tea, mul tegelikult oli see ka, et enne kui ma vigastada sain, siis ma rääkisin Woj'iga sealt St. Bonaventure'ist ja tegelikult ta pidi mulle siis, pidi mingi alal Tyrese Halliburtoniga pidin kõne alla saama, aga lõpuks lihtsalt tuli see, et lõpetasid selle, ei tahtnud mind lõpuks, kuna see vigastus oli liiga riskantne nende jaoks ja siis seda Tyrese Halliburtoni kõne lihtsalt ei tulnud ka, et ma oleks tahtnud küll uurida, kuidas see tegelikult see protsess käib, et mis ajal, mida sa hakkad tegema ja kuidas, et aga seda ma ei saanudki teada, siis ma ei saanudki kunagi teada, mis see õige asi on. Aga kas siis see St. Bonaventure oli sinust huvitatud enne vigastust siis ja see kuulus ESPN-i ajakirjanik Adrian Wojnarowski? Jaa, just, et ta oli ikka suht, ma selles mõttes mina vaatasin rohkem nende kõrgemate koolide poole, et mul oligi seal Providence oli ja Nebraska oli ja siis tegelikult 27. oli meil päris hea satsi vastu oli mäng ja siis Villanoma treener oli seal ja algus ma ei teadnud, et tuli mind vaatama, siis pärast mängu kõnnin lihtsalt koridori, siis tuleb astuma, et mis sul juhtus, et ma tegelikult tulin siis täna vaatama, aga ma ei tea, sul on nagu midagi on viga ja siis ma ütlesin, läks Hilka ja siis ütles, ossa kurat, et Mis sa oleks pidanud ütlema, et ei, ma 2 kuu pärast hakkan muru peal jooksma või ära muretsema. Oleks ma seda teadnud, siis äkki oleks hästi läinud, aga selles mõttes ta ütles küll, et hoiab silma peal, et loodab, läheb kõik hästi. Nii, ja vabandused ka kuulajate ees, oleme sattunud keerulisse olukorda. Salvestasime selle saate juba 3 vapralt lõpuni, aga siis tuli välja, et Pult on mänginud meile vingerbussi ja 33 minuti peal sai see saade kuidagi otsa, et edasi meile ei saa, kaarti lihtsalt ei salvestanud asju, kuigi lubas küll. Ja nüüd oleme siis olukorras, kus Tiit pidi meie sellest lahkuma, mina ja Kaur KT veame selle saate vapralt 2 lõpuni, küsime need Tiidu küsimused ka ära, mis tal küsida olid, aga jätkame siit sama koha pealt siis umbes, kus meil see salvestus pooleli jäi, et räägime natukene sellest vaimsest poolest ka, kui sa oled olukorras, kus sa nagu oled oma tulevikku ära planeerinud, mõelnud, mis Providence ülikoolid ja kõik, mis sul nagu mõttes olid, siis kuidas sa nagu saad hakkama selle olukorraga, kus väga-väga tulusad või ülikooli lepingud võib-olla lihtsalt nagu nipsust on kadunud, sellepärast et lihtsalt tuli vigastus ja võib-olla mitte 100% sinu süül, vaid et suruti mängima nagu. Jaa, et
no eks oli jah, ikka raske, et oli, ma ütleks, et noh, kui Providence läks laua alt, no pigem Providence'iga oligi see juba üleüldse oli raske, et kui Nebraska siis läks kiiresti ära ja lõpuks läks see Vossi ülikool ära ja siis noh, oli küll selline tunne, et noh, kuhugi ei jõua, et või noh, ei jõu, et ma ei teagi, et mis järgmist aastat saab, et olengi lihtsalt noh, tulen Eestisse tagasi või mis tegema pean, et olen esiliigat mängima midagi sellist. Esiliigat sa mängisid kunagi, on ju Paide eest? Mängisin tõesti küll, jah, et see oli ainus nagu meeste seas korvpall Eestis, eks te? Ei, see oli päris, see oli ka hea kogemus Paides mängida, et seal sai meeste vahel, siis ma olin juba vaikselt Itaalia jaoks valmis, et sealt tulid ka meeste kehadega, tulid 16-17 aastat vastu, et see oli vits räige. Aga jah, et mentaalselt no oli raske, aga õnneks noh, mul olid õiged inimesed olid ümber ja noh, saime läbi räägitud ja siis ma ei stressanud selle üle nii palju, et kui tegelikult vaata noh, tegelikult alguses oli ikka stress oli ikka jõhker, et ma ei tahtnud isegi vanematega või kellegi ei tahtnud rääkida, tiimikaaslased ikka seal rääkisin, aga selles mõttes ma ei tahtnud nagu ma ei tea, proovisin isoleerida vahepeal ennast teistest ja noh, õnneks ei nii pikalt ei kestnud, et see oli ka ainult mingi paar päeva ja siis lõpuks sain Sixtini kõne alla ja siis rääkisin ka vanematega läbi, siis sain aru, et kõik läheb vist hästi, et poisi ikkagist ei läinud kuhugi ja sellega olen nende vastu nagu terve elu tänulik, et kui ma kuhugi kindlasti kõrgele jõuan, siis mina ütleks, et nemad on see üks põhjus, miks ma sinna jõudsin, et või üldiselt minuga riskida ja ma annan ka ennast parima kindlasti, et just sellepärast, et nad riskisid minuga, ma annan kindlasti ennast parima, et tagasi tulla ja kindlasti paremini ja anda endast kõik nende programmile. Aga oli reaalselt, et mingi aja sa elasid teadmatuses, et mis just saab, et kas ülikoolidega on üldse kõike? Jaa, no ma mõtlesingi, et kohe, kui tegelikult siis juhtus see, et kui ma nägin, et Nebraska oli ära läinud, siis läks Voos ära ja siis ma ei tea ka, mis olekus see poisi oli lõpuks, et seal oli ka mingid omad probleemid olid seal vahepeal ja siis ma ei saanudki aru, et kas siis tuleb ülikool või tulegi, et see oligi veits pahandus, aga ma isegi arvaks tegelikult, et kui ma ei oleks ütleme, et ei olekski poisi tulnud, siis tegelikult mul mingid treenerid ikka kirjutasid mulle, küsisid, et kas ma olen ikka veel vaba ja siis ma ütlesin, ta oli neile vastanud, et ei, tegelikult ma olen, ülikool on olemas, et pole mõtet nagu selle peale loota, et on võimalust mind saada enda satsi, et mitte ma ei öelnud neile nii nagu ütlesin ikkagi, vastasin ikka viisakamalt, võib öelda, et aga põhimõtteliselt nii, jah. Vaimse poolega, nagu sa ütlesid, sul oli väga raske alguses, kas sa kuidagi spetsiaalselt ka tegelesid või sa lihtsalt suhtlesid lähedastega ja see kuidagi nagu aitas või sa teadlikult ka kuidagi tegelesid endaga? Pigem ikka hakkasin nagu oma siis sõprade ja lähedastega siis kõigiga nagu rohkem ikkagist rääkima, et ennem ei olnud, ennem mul oli see, et mul kogu aeg trennis, mul ei olnud aega, aga lõpuks Oll oli, mina olin New Yorgis, ta elas seal Californias, mul oli 3-tunnine vahe ja siis sealt hakkasime tegelikult päris palju nagu rääkima vahel ja siis lõpuks mängisime ka, tuli Patrick sekka ja Patrick Kristal siis tuli ka sekka ja mängisime seal, ma ei tea, igasuguseid mingi Uno mänge läbi arvuti ja ma ei tea, saime selles mõttes nagu nalja saime, et kõigil oli oma kellaaeg, et kui Patrickul oli, meil oli mingi 7-tunnine mul oli temagis 7-tunnine ajavahe ja siis Ollil oli temaga 10 tundi, et ja tegelikult ei olnud 7-6 tähendab, sorry. Eestiga on sul 7 vist, jah? Jah, aga ta oli Saksamaal ja just, et siis Ollil oli 9, et nädalavahetust oli päris palju kõnesi, kus me mängisime kõik ja saime nalja. Mismoodi siis? Temal on siis hommik, teil on hommik, temal on õhtu juba? Ja, me panime tema kellaaja niimoodi, et ta vahepeal, kui tal mänge ei olnud, siis ta oligi võib-olla siis natukene hiljem ülema, aga tegelikult magas, sai seal õige tunnetunnid, sai ikka alati kätte. Kas kuidas siis nagu selles mõttes räägi see teekond lahti alates sellest hetkest, kui sa vigastada said ja siis poisiga nagu asjad lukku said, et kuidas see käis, kuidas nemad nagu ei langenud ära, kui teised ära langesid ja kuidas nagu... No oligi lihtsalt see, et siis Mike Burns, minu siis abitreener, oligi lihtsalt iga nädalasest mingi 2-3 korda helistas mulle ja
rääkisime, lihtsalt proovisime, no selles mõttes hoidis positiivselt, ütles, et noh, et Broncos are not going anywhere, et isegi kui sul oleks, ma ei tea, jalg otsast ära lõigatud, tõi sellise näite, et selle peal ma muidugi naersin sellel ajal kõnes, aga ütles, et isegi kui sul jalga ei oleks, ma võtaks ikka su. Et noh, sain sellest aru, et neil on nagu, noh, mul tuligi lihtsalt nii räige respekt nende vastu ja noh, austus võib öelda nende vastu, et noh, võttis selle riski ikkagi minuga ja olen, nagu ma enne juba ütlesin, olen lihtsalt tänulik selle poolest. Aga teised, kuidas teised sulle nagu seda väljendasid seda, et nemad konkreetselt selle vigastuse tõttu ära langesid? Kas nad põhjendasid seda kuidagi ka või lihtsalt? No ainuke näide ongi Nebraska, ma ütleks, et lihtsalt oli ikka öelnud, et tere, olime kuulnud vigastusest, päris karm vigastus on selles mõttes, me ei julge võtta sellist riski endale, et nii suurest vigastust nagu kedagi tagasi tuua ja samal ajal maksta talle, et oli tore ja noh, nägemist ja siis põhimõtteliselt oli nii, noh, et õnneks on see tegelikult, me mängime Nebraska vastu see aasta ma ei saa nende vastu mängida, aga järgmine aasta ma tean ka on võimalus ja no tegelikult seda mängu, kui ma saaks selle juba järgmise hooaja, noh, ülejärgmise hooaja võib siis öelda, noh, mängu selle täpse päeva teada, siis ma tean, et see läheb kindlasti kalendrisse kohe kirja, sellepärast, et noh, see, kelle vastu, see, kes siis, noh, rekruutis ka mind, oli seal manager, et või selline jah, manager, mis minu arust oli see positsioon tal seal, et oleks küll äge panna nende pingi ees 3 kotti ja siis tema poole näpuga näidata ja samal ajal poisiga võiks võita selle mänguga, oleks päris hea, et sa oota, siia vahele rääkides korraks, sa oled siuke vend, kellele meeldib väljaku peal noh, teha selliseid asju? Ja mulle selles mõttes, kui ikka nagu mingi selline revenge'i poolest, Kossulplatsil mulle meeldib revenge'i vist teha, et on seal mingi keegi räägib, noh, mingit trash talki, siis ma ei tea, noh, uste taha räägitakse, siis kuuled kuskilt, et ja see rääkis sust niimoodi, nii, et see ei ole nii hea ja nii edasi, et siis ikka räägin mängus niimoodi ka trash talk ikka vastu, isegi mängus, kui tuleb midagi, et ma olen siuke vend küll, kes võib alati vastu rääkida. On sul mingi konkreetne näide ka, mis kõige paremini meeles on kuskilt? Kõige naljakam tegelikult, ma ütleks, noh, praegu tuleb kohe, kui ette tuleb, oligi eelmine suvi, mängisime, minu arust me oli Küprose vastu mängi, siis nad olid see oli EM-il või? Jaa, EM-il olid, noh, ma ei mänginud selles mõttes nagu kõige paremat mängu ma ei mänginud, aga selles mõttes, kui oli Küpros, et suht kurb oli see, et me olime poole ajal, olime viigis ja siis neil see pikk hakkas seal niimoodi nagu trash talkima, et ütles, et tuleme võidame veel selle mängu ja ma ei tea, siis ma hakkasin temaga kogu aeg, teine pool hakkas pihta, täpselt mis 3. veerandaeg ja siis ma hakkasime eest ära minema, siis ma ütlesin talle lõpuks, et noh, miks enam ei räägi, siis ta hakkas kohtunikule seal pillima, et oota, ikka veel räägib minuga ja siis ma ei tea, hakkas seal kittuma selle kohtunikule ära, et see oli suht naljakas ja kui ma ei leia EM-il praegu Küprose mängu. Aga vist ei olnud Küpros, tähendab Kosovo vastu, jah. Kosovo, te võitsite 34-ga lõpuks. Ja lõpuks oligi poolaegaks oli seal, me ei olnud punkt, aga mingis setes oli punkt ja siis esimene veerandaeg oli +3 ja poolaegaks oli juba pluss mingi 17. Ja siis ma läkski, ma arvan, seal teiselt verandalt oli, vahepeal oli nukker seis, siis seis läks käest ära, siis ta lihtsalt rohkem ei julgenud rääkida, see oli nii naljakas. Minu jaoks oli, siis ma mäletan Olliga ka mõlemad rääkisime pingi peal sellest, et sinul arvele jäi seal lõpuks 15 minutit, 13 punkti, 5 söötu. 13 punkti, ma mäletan, et siis oli siis Tšehhi vastu, kelle vastu jäi 5 punkti, et nende vastu väga ei pannud, noh, seal ma väga ei pannud mingit riski peale, see võib-olla võid statistikat ka vist alla võtta, aga noh, samas kes seda mängu ikka vaata. 2-2 visked 20 minutiga. 2 viset võtta mängus on natuke vähe. No selles mõttes, noh, see oli see viimane alagrupi mänd, et vahet ei oleks olnud, kus ma oleks kotti või võitsime selle, aga oleks kotti saama, eks ikka esimesed olnud, et see ei olnudki nagu meie prioriteet, et oleks vaja kõiki siis nagu meid algviisikutes ära mängutada ja siis veerandfinaaliks lihtsalt nii küpse olla, et räägi natukene Vožiga suhtlemisest ka,
noh, Adrian Wojnarowski, kuidas see õige hääldus üldse? Adrian Wojnarowski, jah. Adrian Wojnarowski. Väga-väga kuulus mees kõigile, kõik NBA jälgijad noh, teavad, see oli see mees, kes nagu kõik transferid, kõik treidid nagu esimesena avaldas oma Twitteri, kaks päeva enne, kui klubid seda tegid. Woj-Bomb, jah, et ühesõnaga kõik teavad, kes see mees on, aga ühel päeval ta siis otsustas, et ta hakkab ühe ülikooli GM-iks põhimõtteliselt, mitte enam ei ole see ajakirjanik siis, et kuidas noh, milline nagu reality check sinul oli see, kui niisugune mees sulle kirjutab postkasti ja hakkab huvi tundma, et või kuidas see kõik nagu välja nägi? Ei, see oli küll selles mõttes veits johker, et noh, sa vaatad ikka Instagramist tuleb Wojit follow ja siis ma ei tea, üle 5 miljoni followerit, see on küll okei, noh, nagu sa ei oota seda, et aga noh, ma sain temaga üldse, kohtusin tänu sellele ka, et mul Itaalias oli selline general manager nagu Patricio Prato ja siis ta oli ka kunagi mänginud seal St. Bonaventure'is, samal ajal oli Woj ka seal olnud lihtsalt nagu minu arust ülikooli õpilasena. Et ta ei olnud ju kossumees ise? Jaa, minu arust ei olnud et ta oli seal lihtsalt noh, olid sõbrad selles mõttes ja siis Woj oli ainuke vend, kes oli siis, ainuke treener, kes siis lendas Serbiasse ülikoolidest siis, et reaalselt nagu laivis mänge näha. Ja siis lõpuks pärast viimast mängu seal mängisime minu arust selle Podalona vastu, siis ma panin 15 punkti seal ja siis tuli pärast lõpus minu juurde, võttis mu numbri maha ja siis pärast saatis mulle pildi, kus oli, et St. Bonnie's has offered you, et see oli minu teada, see oli, või noh, minu silmes see oli minu esimene reaalne siis ülikooli pakkumine, mis nagu, kus siis reaalselt nagu nagu see suhe siis kippus edasi minema, et iga nädalaselt ikka käis ja siis ta tegelikult lendas mind Rootsi ka vaatama, kui Nordic oli, et selle eest ma olin nagu väga hämmastunud, et ta tuleb Rootsi nüüd vaatama, et siis ma seal ka istusin temaga 2 korda maas ja tegelikult nagu minu arust oli nagu näha oli, et ikka nagu ta ikka väga tahtis mind sinna ja noh, ma olin tegelikult selle poolt ka, aga siis lõpuks tulid kui ma USA sinna keskkooli jõudsin, siis ma nägin seda chance, et saaks ikka nagu kõrgkoolidesse minna, et tegelikult mul oli isegi ühes treenis oli BYU treener käis ja siis ma mängisin päris hästi ja siis ta võttis mu numbri ka, et ma mõtlesin, et äkki tuleb sealt mingi pakkumine, aga lõpuks ei tulnud, et ma saanud sinna küll kindlasti visiidile minna, noh, seal oli ikkagi päris hea ikkagi skorballu sellest poolest, et lähed esimese NBA valikuneline mäng oli seal, et ma saaks näha lihtsalt, kuidas temal see trenn üleüldse on, et jah, ma tegelikult olin ka teda näinud mängimas, kui ma käisin esimest korda või teist korda USA-s 2022 august, et ma käisin Chris Pauli Gambis ja siis ma sain ise oma ametliku silmadega näha enne, kui ta isegi oli, noh, ta oli tuntud, aga ta ei olnud nagu keegi öelnud, et ta nagu number 1 mängija oleks siis või nii hea, et oleks nagu generatsiooni mängija või põhimõtteliselt selles mõttes, et hea oli, päris hea räige hüppega ja kõik oli ikka, et ma mäletan selle ajal vaeva võib-olla võisin 2 ala pealt tonki pealt, 1 ala pealt. Selle aasta esimest drafti pikist räägime. AJ Dibranza. Jah, just. Et ütleme igaks juks nime ka välja. Aga see St. Bonaventure tegelikult vist ju, kui ma vaatan konkreetselt neid March Madnessi mängimisi, siis te praegu oled ka olemas koolis ju? Ei, seda küll jah, et noh, ega ma sellest saingi lõpuks aru siis, kui ma reaalselt nagu hakkasin nagu neid koole võrdlema, et lihtsalt oligi see, et St. Bonaventure'is oligi see, et mul oleks kohe nagu suur roll oleks nagu lubatud. Aga poisis oli lihtsalt see, et noh, sul on parem sats üleüldse ja paremad treenerid, et ma ütleks, et St. Bonaventure'is oleks halvad treenerid olnud, aga noh, ma arvan, et poisis teidus on kindlasti paremad ja seal on see ka, et neil on nagu olnud see ajalugu, kuidas noh, lähevadki mingid mäng, kes ei ole siis nii tuntud esimeseks paar aastat, siis lõpuks tõusevad päris heaks ja siis lähevad ikkagi kuhugi siis kas tütarliigasse, NBA tütarliigasse mängima või siis kuhugi välismaale Euroopasse siis mängima mingit kõrget taset. Neil oli tegelikult üks Hispa mängija paar aastat tagasi ja nüüd meil oli just Valencias ja noh, nagu näha oli, just nad võitsid selle ACB ära, et ta oli ka minu arust mängis seal päris, oli vist minu arust back-up oli point guard võis olla isegi ja nüüd ma ei mäleta, kas ta jäi sinna uuesti või ta läks kuhugi mujal, et seda oli ka nagu hämmastav näha, noh.
palju sa seda mingisugust tähesära tajusid, mis võib selle Vožiga kaasas käis ikkagi, et kõik NBA mängijad, kõik kõige suuremad staarid on tema nagu ühe telefonikõne kaugusel. No, sellest oli küll jah, võits, kuidas öelda siis nagu crazy näha, et ta pakkuski siis, kui ma vigastada sain, et et ma lasen Tyrese Haliburtonile sulle helistada, et ma nagu okei, see on küll päris absurd, et ma loogiliselt ütlen, see oleks väga, ma ütlen talle vastan nagu, et rahulikult oleks tore jah, aga tegelikult ise on okei. Ja ma võin kindlasti seda teha jah, et oleks väga tore kuulda, kuidas NBA mees, ikkagi NBA superstar võib öelda ju, et kuidas NBA superstar sellest samast vigastas siis välja sai, et see oli päris absurdne. Aga seda kõnet kunagi ei tulnud? Ei, kahjuks ei tulnud. Ei jõudnud sinna, et vist 2 nädalat pärast seda, et oli tõelnud, et lõpetavad selle recruitingu ära siis minuga, et ma ei teagi, mis seal lõpus oli, ma ei saanudki kunagi lõpuks aru, kas oli mina tegin midagi, oli minu poolelt siis mingi probleem või siis oli agendi, aga samas ei ole enam ka vahet, et sain ikkagi, ütleme siis parem ülikooli ja ülikooliks siis väärtustas mind. Boise State, palju sa seal koha peal oled olnud tänaseks? No ma käisin visiidil märtsis ja siis lõpuks pärast kooli lõpetasin siis, millal mul oli, lõpetamine oli 30 mai ja siis 1. august juba lendasin kohe sinna ja olin siis... 1. juuni siis või? Mida? 1. juuni tähendab, vaid läks hästi. 1. juuni lendasin sinna ja 1. august hakkasin juba tagasi, siis ma olin seal 2 kuud järjest, et suht kõva trenni panemine oli, et kui ma seal sinna jõudsin, siis ma olin vist mingi 116 kilo, et suht nagu rõve oli olla selles mõttes, ma olin ikka, ei olnud üldse nagu vormis ja nii edasi, et üli raske tunne oli ja õnneks on meil nagu jõus oli treenil, see füsioona mõtlesin nagu 2 peale, mõtlesin nagu, mõtlesin selle õige kava mulle välja kõigeks ja siis ma olin ka päris nagu distsipliinitud sellest söögi poolest, et ma hakkasin ikka nagu kindlaid asju sööma ja vähem kalorid, et nagu kaalu kaadata ja siis lõpuks, kui ma nüüd siia tagasi jõudsin Eestisse, siis ma olin 104 kilo viimati. Ja palju ideaalkaal on? Ma arvan, ma ei oska veel öelda, et tegelikult ma arvan, siis sellele võiks vastata siis, kui ma Kossuplatsile saan, et ma arvan, et see ongi mingi 100–105 vahel, et tegelikult ma tahaks proovida, kas 104 või 105 on liiga raske või ei ole, et ma olen kuulnud, et Vaaks oli juba sott vahepeal, et kui ma oleks sott... Ja ta vist paar kilo vähem olla ideaalis väljaku peal, eks ju? No jah, et... Aga samas ta ei ole sest palju lühem ka enam ju? No, ta on ka 2 täis ikka kasvanud juba. Ma nägin teda seal siis kui see ranna, see oli neil seal ja siis ta oli ikka päris suur ikka, nagu ta oli ikka, ta ei olnud ikka see, keda ma ei tea, millal viimati üldse nägin koha peal. Võib-olla nägin siis, kui oli Kalev Cramo võitis selle finaali ära Tartu vastu, siis ta oli vigastatud, et siis täiesti teistsugune mäng ikkagist. Ja pikkusega oli sul ka teema. Loos oli kirjas, see Delfi lugu oli kirjas 2.03, aga sa ise väidad, et juba 2.04 tegelikult. Tegelikult jah, et isaga olime mõõtnud just seesama järgmine päev pärast, kui artikkel välja tuli, ütles, et kuule, aga mõõdama, ma ei usu, sa näed ikka pikem välja, siis läksin kapi vastu ja siis oli 2.04,2, et ja siis oli sinna Facebooki alla oli kommenteerinud, et kuule, valed mõõtmed, et tegelikult mu poeg on 204,2 ja kaalu poolest oli ka, sinna algus oli pandud 94, ju siis lihtsalt oli valesti kuulnud sealt, ma ei tea, mis ma ikka ei ole ammu nagu 94 kaalunud. Seda ma isegi imestasin veitsi lugedes, jah? Ja, et siis ta oli seal ka pannud selle ütkirjutas, et ma olin 104 kilo ikka, aga ma olin ikka lõpuks e-maili ka saatnud, et selle võiks ise nagu ära paneda, siis ta ütles et vastas, tuli päris kiirelt vastas, et võib-olla see oli trükiviga kogemata või midagi läks valesti, et aga Facebooki kommentili papsile sai nalja ka tehtud seal, et keegi sõber pani sinna mingi naljaka kommentaari tema kohta ja siis ma ei tea, suht naljakas oli. Aga ühesõnaga, räägi natukene sellest Boise State'i, sellest Kossu vaimustades, ma nagu aru olen saanud, siis see on ikkagi puhtalt Kossu kool, et on suuri ülikoole, kus on kõik asjad, aga seal vist on Kossu poole kaldu.
ma ütleks, Koss on teine sport, et esimene on ikka Ameerika jalgpall, sellel on ikka nagu noh, see on ikka nagu number 1 päris kindlalt, meil mahub sinna staadiumile üle 50 000 inimese, eelmine aasta vist kaotasid 1 või 2 mängu ainult, et neil on kogu aeg tavaliselt mingi 10 võitu või 9 võitu hooaja peale ja sa mängid kokku mingi 11 mängu enne play-off'e või neid, et või 12 mängu, siis kui sul on mingi bowl championship asjad, et saad mingi ekstra mängu mängida, et neil on tavaliselt kaotavad ainult mingi 1-2 mängu hooaja peale, mis on nagu päris kõva sellest poolest. Aga Koss on ka ikka teema, jah? Ei, Koss selles mõttes küll, jah, et võib-olla see eelmine hooaeg lihtsalt oli natuke pettumus, et läks veits satsi, ehitus läks neil sassi, et kui ma olen teiste tiimikaaslastega rääkinud, siis ütlen, et jaa, et tegelikult ei olnud satsi poolest, ei olnud seda keemiat ja seda ei olnud, aga kui ma praegu vaatan, nagu, kuidas meil sats on, siis meil on nagu, ma ei tea, mul ei ole kellegiga mingit probleemi, kellelgi ei ole kellegi oma vahel mingit nagu probleeme sul olnud, et kõik, meil on nagu keemia väga hea, et ma ei näe, miks me ei või siis olla, jah, nagu märtsi hullusele jõuda ja seal, noh, me pole, minu teada poisteid pole kuni märtsi hullusel ühte võitu kätte saanud, et ma ei näe, pole ühtegi võitu märtsi hullusel kätte saanud, et ma näeks küll, et kas siis see aasta või ei, on küll, 2 võitu on, 2 korda on jõutud round of 32, okay, aga siis, viimati 50 aastat tagasi. Nojah, siis see väga ei loe selle alla, et võtame siis nagu tänapäeval ei ole sel sajandil on 6 korda olete mänginud märtsi hullusel ja siis selle sajandil ei ole jah, et selles mõttes olekski hea, et olekski õige aeg, et üks võit ka, et kui siis kas, noh, kui mitte siis see S-aasta, siis teine aasta kindlasti tahaks ise, noh, mul oleks endal suurem roll ka, et siis oleks väga hästi. Ja selle esimese aasta plaanid, millal siin väljakul oodatakse ja kuidas sellega nagu on? Ja mis nagu mängulist rolli sulle nähakse seal? No ma vist saan, noh, mul on öeldud, et peaks detsembriks tagasi saama, siis kontakttrenn alla saa alustada, aga Kosso mängude poolest võib-olla siis äkki jaanuari, siis kui konverents hakkab, mis on mingi jaanuari keskel, jaanuari alguses, noh, mina näen, et siis võiks juba väike baas alla olla, aga ma ei lubaks midagi, et ma võib-olla üldse ei mängigi, sest ma võtaks lihtsalt äkki selle aasta lihtsalt enda peale, saaks paremaks ja siis võib-olla järgmine esimene mäng võiks olla, ma ei tea, kas siis ülejärgmine aasta või siis noh, ega kunagi ei tea, kuidas meestekondusega ka võib minna, äkki tekib võimalus ja debüüt teha, mis oleks üks unistus, siis saaks ühe unistuse, noh, kriibu, ühes asja saaks tehtud. Igast saaks tehtud, jah. Läks sassi praegu, et vahepeal on küll eesti keelega tuleb probleemi sisse ja inglise keele vahepeal ka sassi. Aga mõtled eesti keeles või? No oleneb, ei, siin praegu ikka mõtlen eesti keeles, aga USA-s on ikka, no pigem ikka inglise keeles ja noh, pigem on ikka alati inglise keeles, et sellepärast tegelikult oligi, et väga hästi, et keegi tegelikult esimene nädal siia kuhugi podcasti või Intekasse ei kutsutud, sellepärast, et mul oli eesti keel ikka, sellega oli ikka päris pahasti, et ma olin kokutanud ja ma ei tea, kui sõnad olid sassi läinud, et kõik oli küll päris naljakas, et isegi, ma ei tea, Vamps ja Vaps oli paar videot teinud, kus ma räägin, see oli päris nagu, kui ma nüüd vaatan tagasi, nagu jõhker veel. Tuleb nii kiirelt, et nagu nädalaga või? Jaa, ikka selles mõttes, noh, kui ma räägin ikka just kordades vaata eesti keelt, siis lõpuks tulevad ikka mingid asjad meelde ja alati küsin, kui mul ei tule eesti keeles, või noh, eesti keeles sõna ei tule meelde, siis ma ütlen inglise keele, siis keegi ütleb taastele translate, siis sõna välja, et mul oli tegelikult selle Intekas oli ka, et praegu tule ka meelde, et ma olin seal rääkinud nendest skyscraperitest seal New Yorgis, ma ütlesin buildingud, et siis ma ütlesin seal kohe otsa, hei, ma ei tea praegu eesti keele nimi, eesti-keelne see sõnastus sulle täpselt meelde. Ja ma lugesin, mõtlesin, kas sul oli sõna maja läks meelest ära, aga pilvelõhkujad? Jah, pilvelõhkujad, jah, just, et need olid seal nagu absurdsed, seda tahtsin ka öelda seal, ütlesin hoopis buildingud ja naersin seal, et see oli suht naljakas. Kas natukene veel seda Kossu teemat, tahtsin küsida, et kuna NCAA-s tuli see uus reegel, et siis redshirt ei ole nagu esimesel hooajal ei ole enam nagu mõtet või kas saab üldse võtta? Ei saa enam kahjuks, jah, et see oleks minu kohe algne plaan, see oligi mul üldse plaan kohe, kui vigastada sain, et kohe läheks. Siis veel said, jah? Selleks hetkel oleksid saanud? Jaa, selleks, noh, ei oleks see tulnud, ikka loodaks, et oleks võinud järgmine aasta, ma kuulsin küll, et see võib tulla,
ma lootsin selle peale, et ei tule äkki see aasta, et äkki jopab ja tuli see aasta ära ja siis oli veits, sellega oli nukker ja siis ma pidin jälle hakkama mõtlema, et mis siis teha, aga tegelikult plaan jääb üleüldse samaks, et nüüd on lihtsalt see ekstra ruum, et võib mängima küll minna, aga samas ma nagu ei tahaks seal 5-10 minuti vahel ka olla, et aga kui oleks võimalus siis rohkem minutit sellega teenida, siis okei, siis ma võin panna proovil ennast, aga kui ma pigem saaks ja kui ma pigem saaks ise valida, siis ma võtaks selle aasta endale, saaks keha tagasi ilusti, äkki saaks veel rohkem atleetlikumaks, äkki saaks kiiremaks ja individuaalselt võiks ju kossus ka rohkem, siis võib öelda, skilli võiks rohkem olla mingistes osas, et äkki saaks viset on vaja tagasi vaata jälle ehitada, selles mõttes ei ehitada, aga tunnetust on vaja tagasi saada ja põrgatamine ja ma tegelikult nagu selles mõttes rünnaku poolest ma väga ei karda midagi, pigem on see, kuidas on nagu kaitsemäng on, et võib-olla sellepärast ma ei tahagi vaata kohe mängima hakata, et lähen sinna ja siis rünnakul võin hea olla, aga siis kaitses, kui mul on ju post, siis väga hea ei ole, et kõik jooksevad mööda ja siis ma lähen sellepärast, võingi selle 5-10 minuti peal olla, et pole mõtet, ma arvan. Boise State'is kunagi mängis selline mees ka nagu Danoka Bird, intervjuu esimeses sektsioonis arutasime, et sina olid vist 2-aastane umbes, kui ta Tartus mängis, et sa tegelikult nagu ei mäletagi sellist meest, vähemalt ise korvpalli jälgijana, eks ju, aga palju sa temast hiljem kuulnud oled ja milline tema selline staatus selles koolis nagu siiamaani on? Eks ma ikka olen ma arvan, et kõik on näinud seda mängu võitvat iset seal ka Saku Suurhallis siis, et see oli siniselt joonelt, et seda ma arvan iga inimene näinud ja tegelikult ma olen ju Oliveri külas käinud, sest tal on ka seal Danoka Birdi särk on kuskil seina peal, siis ikka tean, kes ta on, et aga seal selles mõttes on, minu teada on ikka legend on seal, ma ei saa öelda legend, aga väga tuntud nagu alumni siis, et kui sa lähed ikkagist meile sinna kohta sisse, kus me kõik see lounge ja köök ja riietusruum ja videoruum ja kõik need on, kõnnitad sisse, siis sa näed tegelikult seina peal on kõik need alumnaid ja siis Danoka Beard siis istub seal kuskil korvi peal, et ma ei saanud esimest korda, kui ma vaatasin seda pilti, siis ma ei saanud aru, et uurisin sealt, siis ma ei saanud aru, siis ma mäletan, et olid preidsid olnud sellest, nagu trellil praegu. Nagu trellil praegu just, et Kristjan oligi täna ka talle Kangur siis, jah? Jah, Kristjan Kangur oli täna seal ütlenud, kuule, oled äge nüüd enda arvast või on lahe mingi nii olla või siis trell ütles, kuule, mine ära, mine sööma ma olin harjunud, et Danoka Bird peaks vaata nagu preidsid olema, aga samas oli mingi ülikoolist oli siis sellel ajal mingi 15 aastat enne seda, kui ma praegu vaatangi, ta oli 89-93 oli ta Boise State'is ja Tartus oli ta 2008-2009, ehk täpselt 15-16 aastat hiljem mängis ta Tartus ja ta oli Boise State'i teine all-time top scorer. No just, siis on ikka legend, siis ta on ikka oli, ma arvan, ikkagi selle all, et ta võis olla üks parimaid. Sul on vaja siis visata 1945 punkti Boise State'ist, et mööda saada temast. See on päris, see väga kerge ei tule, sellepärast, et tessa aasta ei tea just, kus läheb, siis teine aasta, siis on sul vaja panna 600 punkti per hooaeg. Seda võib-olla küll, aga see on, kunagi ei tea, Paljudel hooajausel mäng on? Üle 30 on küll. Kui sa paned 3 hooaega 20 pluss keskmiselt, siis sa saad ta kätte. Ega see 20 pluss kõige kergem ka ei ole. Eriti USA ülikoolis versus NBA on ju. Mänguaeg on 8 minti lühem ja seal on selles mõttes kõige kergem ei ole ja seal on skoorid on ju siuke 60-70 kandis, mitte 110-120 ka. Tegelikult pigem ongi 60-70, 80 võib ka olla. Väga hea skoorimängu juba 90-100 ikka. Aga see on nagu erand. NBA-s on nagu teistpidi, et erandid on need, kui ei tule 100 pluss, vaid tuleb 90-100. Seal on teistpidi erand. Ja just, et aga mis tingimused, räägi natukene lahti ka Boise State'is nagu on? Täpsemalt siis nagu mõtlen nagu hall, saal, palju teil treeningsaal on, mis meil on üks treening practice facility on siis, kus siis meie ja naiskond saits teeb trenne seal ja siis on meil suur saal on kohe kõrval, kus siis mängud on ja sinna mahub 13
üle 13 000 inimese, et me kui tavaliselt, kui valik on, siis me käime seal ikka trenni tegemas, siis on nagu mänguplats ja kõik, see atmosfäär, isegi kui sul seal niisama trennides on nagu hämmastav näha, kuidas see kõik nii suur on ja nii palju, ma ei tea, nii palju istmed ja kõike seal on, et ma pole sellega üldse harjunud, et ma olen harjunud, kus Stellas on võib-olla mahub saali maks 200 inimest ja vist kõige suurem saal, kus ma olen kunagi minu arust mänginud, mul tuli meelde, ma mängisin ikkagi NBA Cup platsil ka ja seal Luhi eest mängisime Link Academy vastu, et olen ikkagi sama platsil peal mänginud, kus oli Wemby ja Jalen Brunson ja kõik need tipp NBA mängijad on mänginud. Madison Square Gardenis või? Ei, see oli NBA Cup, oli Vegases okay, ja siis see oli päris suur areena küll, sinna kindlasti mahtus üle 16 000 inimese, ma arvan, kindlasti. Räägi natuke sellest NBA Cupi kogemusest ka, tegelikult tahtsin juba alguses küsida, mis see endast kujutas nagu sinu jaoks? No selles mõttes, ma ei ole kunagi NBA korvidega nad varem mänginud ja NBA joon oli, seda oli imelik vaata kaugel ikka, sest NBA 3 joon võrreldes keskkooliga, seal on ikka nagu vana see ülikooli joon, kus oli selle kus nüüd on siis pärast vabakut on vaata see väike kaar seal üleval, et 3 on vaata keskkoolis on seal kõik, et ja siis sa vaatad seda nagu ehk siis Euroopa 3 ka veel tunduvad seespool. Ja ikka, et siis sa vaatad seda suurt, kui suur vahe on sellest, siis selle NBA jooneni, siis see on veits jõhker nagu. Ja aga Euroopa versus NCAA, kuidas see vahe? Ei, see on sama. See peaks sama. Ehk siis on keskkool, Euroopa NCAA on sama ja siis NBA on... NBA on, jah, seal ongi nii, aga NBA Cup minu arust, kõik rääkisid, et et sa paned mingi paar korda üles alla, sa juba ei jaksa, aga tegelikult minu arust, ma arvan, mul oli selle pärast juba veits väike, eks NBA platsid ongi suuremad ka, aga mul oli see harjumus, ma olen ju varem ka mänginud seal Belgrade'is mängisin ja mängisin U18 selles eelmise suvi mängisin finaalis ka, et see on, ma arvan, suht sama, mitte sama suur, aga suur saal ikka võrreldes keskkooli platsidega, et need on veits väiksemad ja eriti see meie enda saal seal New Yorgis oli ka tegelikult päris väike, et seinad olid ka nii lähedal ees, et tundus eriti väga väike ja siis et NBA Cupi plats oli minu arust väga, väga nagu vahva oli sellel mängida, see oli siuke imelik tunne oli ka, et seal oligi reaalselt tunne nagu mingid, kuidas siis öelda, nagu mingid ekstra asjad oleks see platsi all, et kui sa hüppad, siis reaalselt võid hüppata kõrgemale või siuke ma ei tea, imelik tunne oli ikka, ma ütleks Pisut siia saate lõpetuseks natukene sest sinu Euroopa teemast ka, Stella Azzurras mängisid Itaalias, mis on siis nagu Euroopa ma ei tea, kas top või? On kõige parem akadeemia või millega võrrelda on? enam ikkagi, enam ei ole, et siis, kui ma arvan, hakkasin minema, see aasta, kui ma käisin seal proomis, nad ikka, suht siis olid ikka päris head. Aga siis kui ma läksin, siis hakkas seal omanikega, tuli mingid oma probleem, millest ma väga detailisesti hakka minema. Aga seal hakkas veits alla mäge minema ja siis nüüd, kui ma läksin just ära, siis nad said selle mingi USA liigat said jälle mängida, selles mõttes nad tõusid jälle nagu selles palju paremaks optioniks, kuhu minnes sa saad ikkagi, saad USA satsid vastu mängida, sa saad seda USA exposure'it ja see ülikooli treeneritele meeldib, kui rohkem, kui sa USA-st käid, siis tuleb, kõik need treenid tuleb kohale ka vaatavad mingi Euroopas vastu poiss, et paneb seal USA satsid vastu Euroopas mingi, ma ei tea, 20 punkti, siis kui nad USA-st tuleb, läheme vaatama, siis saadki laivi pilti ka näha, vaata, et USA satside vastu, et need ei ole kunagi nagu halvad ka tavaliselt, et jah, et nüüd siis ju siis on, ma ütleks jälle päris tippakadeemiaga, kuna ma olen näinud pilte, kuidas mingi Barcelonast akadeemiast läks sinna mingi vend, siis Bassanos oli ülija, mingi 2010 läks sinna, kes pani juba, mängis mingi ülikooli vastu ja siis pani mingi rõhkra Tongimaa posterisse, pani kellegi 23 aastase, siis on mingi, ma ei tea, 16-15, et nad on vist päris selles mõttes tõusevad ikka jälle, et saavad neid mingid tipp sellised noori endale saitsi jälle, et mis on nagu päris lahe näha, et oleks hea olnud, kui ma oleks ka seda nagu USA kogemust sealt kätte saanud, siis võib-olla ei olekski pidanud, oleks ma teadnud, võib-olla siis olekski pidanud minema, aga samas mul oli see, et E10-ga lihtsalt tekkis probleeme see, et mul ei antud nagu reaalselt kooli seda graafiku aega ja siis lõpuks oligi veits raske ära ka lõpetada, või 10. 11. klassi ära ka teha ja
no see oli ka üks main faktor, miks ma siis mõtlesin, et pole mõtet sinna jääda, sest ma ei tea, siis ma oleks teadnud, kuidas ma 12. klass oleks lihtsalt lõpetanud, võib-olla oleks lihtsalt halvad hindud olnud, see ei ole selles mõttes sportlase poolelt ei näe väga ilus välja, et aga sa lõpetasid Audentest, sa tegid seal? Ei, ma tegin seal seal tegin kooli jah, et seal ma lõpetasin väga head hinnetega, mul olid kõik 5-4. Kuidas seal muidu see nii-öelda eluolu olmevärk kõik olid, et meil on käinud küll neid korvpallureid siin, kes on rääkinud enda välismaa kogemustest, kuidas kas või alustame sellest, et koolis oled niimoodi, et sa ei saa mitte midagi aru, millest valetatakse sulle kõigepealt koole, et öeldakse, et rahvusvaheline tegelikult on itaaliakeelne ja siis toidu poolest, et et põhimõtteliselt ei kannatagi süüa, kuigi elad Hispaanias või Itaalias, mis justkui on nagu hea köögi poolest. No just jah, meil oli ikka, minul ei olnud kunagi nagu söögiprobleemi, teine aasta võib-olla veits oli ja seal olid lihtsalt mingi korduvad söögikorrad ja siis lõpuks siis kopa ette, ma ütleks, aga sain hakkama sellega, sest kuna kolisime lõpuks jälle sinna tagasi Roomast, nagu mõtlesin, nagu kolisime teine aasta üldse mingi tunni aja kaugusele ja seal olid mingid teised need šefid, kes meile süüa tegid ja ei teinud väga nagu, ma ei tea, tegid mingeid imelikke retsepte vahepeal, et vahepeal oli võimatu süüa, ikka pidi ära sööma, aga selles mõttes nagu maitse ja lõhna poolest ei olnud võib-olla ka alati kõige parem, et siis, kui me saime tagasi jälle Rooma minna ja siis oli tavaliselt üks peatreeneri tegelikult vanaema ja vanaisa tegid seal süüa tegelikult, et siis sellega oli alati, sellega sai mitte kunagi nagu valesti ka minna, et kogu aeg oli hea, et seda selles mõttes ma tegelikult nagu ausalt vigatsen ka, et tahaks nagu seda uuesti saada, et ma viitsi seda USA-s mingi Chipotlet ja neid rämpstoite enam panna, et õnneks ma nüüd ei pane ka ja ma olen tegelikult proovingi, kui ma nüüd tagasi ka lähen, proovin üldse väga distsiplineeritud olla oma sa pead ise enda toidu eest hoolitsema või sa ei pea, kuna mul S-aastaga ei pea, kuna mul saan käia kafeteeris ja lihtsalt võtta oma ja seal on normaalne valik ju? Ja seal on, mis peaks väga normaalne valik olema, et proovin just väga hea siis mingi dieeti hoida, et tahaks nagu rasvaprotsenti kindlasti madalamaks saama, et see on, ma ütleks, see on liiga kõrge on, aga kuna ma ei ole vaata kossu mängid, siis see on tegelikult väga okeil tasemel, et selle ma sain kindlasti madalamale kui ennem, siis kui ma 116 kilo olin, et tahaks selle umbes, ma ei tea, 10-11% peale võiks saada järgmine, kui hooaeg läbi saab, et oleks väga hästi, aga selleks ongi vaja, ma arvan, joosta ja ega selle rattaga väga kergelt ei ole neid kalorid kaadata, et ongi mingi kossuplatsil on kõige lihtsam, et sa jooksed nii palju seal, et sa higistad ka nii palju, et sellega tuleb kõige rohkem välja, et jah. Selline nii-öelda provotseeriv küsimus ka, et kuidas sul selle NAL lepinguga on, said ka selle, ilmselt sa summat nagu ei taha öelda, aga et kuidas sellega on ja selle jaoks tuleb mingi imelik asi alati teha, ka mingisugune kogukondlik värk, et Vaaks rääkis, et ta tutvustas Viimsit nendele USA vendadele kuidagi mingi niimoodi sai endale selle NAL-i. Mis sa tegema pidid? Ma otseselt pidanud väga midagi erilist tegema. Mul ei ole nagu ma ei tea täpselt Vaaksu seda NAL-i asja ka, et mul oli lihtsalt see, et pidime lihtsalt, mul oli reaalne nagu NIL leping oli siis ja pidi lihtsalt vaatama üle, et kõik oleks seal korrektne. Aga mingit kogukonna, mingit community värki sul ei olnud? Mul ei olnud minu arust, mul väga ei ole midagi, et ma ei saa, ainuke asi on see, kui ma tahan neid NIL, siis ütleme neid lisadiile teha, mis seal USA-s tehakse, ma saan ainult Eestist nagu neid asju teha, et või Eesti nagu nende ettevõtetega, et ütleme, August Sappe on vaata USA-s juba vaikselt, et kui neil on mingi USA-s on kuskil see pood, et ma saaks seal, nendega oleks võimalik midagi teha või siis jah, rohkem näit mul praegu kohe pähe ei tuleks, aga või siis saad üldse nagu Eestist neid teha, aga kui saad, sa pead lihtsalt ütlema neid edasi sinna USA ülikoolile. Lõpetuseks, kui palju sa nagu läbi oled mõelnud, et sa, nagu sa ütlesid ka, siis vigastus kuidagi pani nagu asjad uude perspektiivi sinu jaoks või nagu, et ei ole niimoodi, et lähed igalt poolt läbi, et kui palju sa, kaugele sa enda tulevikku praegu mõelnud oled? No eks
ma siis ikka mõtlesin, enne vigastust mõtlesin ikka väga teistmoodi, et mõtlesingi, et purjetan läbi, et ma olengi nagu enne ütlesin, nagu masin, et saan iga vigastusega pisivigastus, tegelikult see hüpekas ei olnud pisivigastus, nagu ma rääkisin, aga et purjetan kõigega läbi ja jõuangi vähengi kuhugi kõrgülikooli, mängin seal hästi, äkki siis mängin ennast NBA skautidele, jään silma ja siis äkki saaks draft, aga tegelikult ju ei ole nii lihtne ja nüüd olen vaikselt võtnud nagu ükshaavat, sammhaavalt pigem võib siis öelda, et esiteks tahaks üldse nagu kossu saada mängida ja siis tahaks nagu kõike võimekust ja kaitsemängu ja kõike seda tahaks tagasi ja ma väga nii vette ei vaata, et ega ma ei tea, vaata, kus minu plaan on küll, et teine aasta ülikoolis tahaks nagu juba maksimumi panna, et selle peale ma lähen, et aasta ma ei panustagi sellele väga midagi, aga et pärast aastat tahaks küll nagu meestekoondises tahaks selle, nagu ma just ütlesin ennem, et tahaks selle nagu debüüdi proovi, tahaks ära teha, oleks väga hea, oleks nagu järgmine suvi võiks olla sinu debüüt, jah? Tahaks ikka, eks kõigil on need unistusi ja ilmselgelt peabki olema, et eks näeb, kuidas läheb, et oleks väga hästi, ma arvan, et kui ma selle saaks ära saaks maha kriipsustatud järka suvi, siis ma oleks nagu väga rahul endaga ja siis ma saakski nagu hea nagu tuhhi pealt, ma arvan, siis teise hooaega ka sisse sulanduda, Ja meine rubriik siis, esimese hooaja selline meie kolmanda hooaja esimese saate lõpetab siis Orange Kobe Kets, mis mudel see on täpsemalt? Kobe AD peaks olema, et see oli üks uuema mudeleid ennem, kui Kobe ära lõpetas Kosovo. Ja mis selle taust siis on? See on, ütleme nii, et see on päevi näinud, on mänge näinud, on väsinud? See on kindlasti väsinud, see on väga palju läbi mängitud, aga miks ma siis selle siia tõin, et see oligi see esimene kets, millega ma siis mängisin Lätis esimene U16 siis Eibli turniiri, see oli mingi 2022 november või oktoober ja siis sellega tuligi need minu siis vana agent Raivis siis kuidas öelda siis, võttiski lihtsalt mu klipid sealt ja saatis edasi treeneritele ja klubidele ja nende akadeemiade süsteemidele ja tänu selle kaudu saingi Žalgiris proovimas käia, Baskoonas proovimas käia ja Stellasse proovimas käia, et nendest sketsist algas see kõik, see otsustasid Stella kasuks? Otsustasid Stella kasuks. Mis nende mis olid siis teiste puhul kehvem, nii Baskoonial kui Žalgirisel? Baskoonia lihtsalt see, et lõpuks, mul üldse tegelikult jõudsin sinna nii, et ma ei olnud palli katsunud mingi 5 päeva, ma mäleta, kes mul oli, siis ma olin haigeks või midagi oli enne seda ja siis ma jõudsin sinna, siis ei olnud üleüldse, nagu mul ei olnud ma ei näitanud nagu enda kõige paremat seda mängutulemust. Aga Žalgiris oleks minna, et oligi Žalgiris ja Stella vahel lõpuks, et oleks saanud ka riskida sellega, et läheks EM-ile, et rääkisin küll agendiga, et küsis, kas tahad riskida, et tahab pärast EM-i äkki siis vaatab, äkki tuleb mingi parem kool või mingi uus võimalus ja siis lähed kohe sinna ja siis mõtlesin, ei, ma ei hakka selle peale riskima, et pigem võtaks selle ära ja sest kunagi ei tea, pärast Stellat ei ole pärast seda EM-i vaata või Žalgirist vaata ja siis lõpuks mõtlesin Stella peale, kuna seal mulle meeldis see kõik see nagu ümbrus, soe ilme kõik ja tiimikad tundusid suht nagu, ma ei saa ka öelda ainult toredad, aga sellised minu inimesed, et ma sobiks kohe sinna keskkonda, et võib-olla jah, mingi paar nädalat kuu läheks aega, et võiks sulanduma, aga lõpuks, kui ma hakkasin nagu Itaalia keelest rohkem aru saada, mis oli kindlasti lihtsam ja oligi parem ka ja seal oli see ka pluss, et kuidas nad jõusaali mul seda tegid ja ma tahtsin alati nagu tugevamaks saada ja see olen saanud ka ja nüüd olen, ma ütleks, pärast teist aastat ma olin kindlasti oma kõige paremas vormis, nüüd ma ikka vigastust tagasi tulles ei ole kindlasti olnud, aga proovin veel paremasse vormi saada siis selle aastaga ja pühendan või annan ennast kõik, et seda ka teha. Ja palju sa muidu nagu ketsi inimene oled, et Kossu meestel ikkagi on oluline, mis jalas on, et esiteks on see värviline, sul oled värviliste ketside mees või?
mul oleneb mul oleneb väga vormist, et nagu noh, et mis värvi selles on? ja just, et mulle meeldib ükskõik mis, ja ma võin ükskõik mida kanda, et või no okei, mingi üli erkrohelisi või midagi sellist ei kannaks, aga noh, mul ikka meeldib värvilised või siis mingid mustad valge, noh, ma ei tea, mul ei ole kunagi nagu etsi värviga probleemi olnud, et mõned võib-olla ei jää nii silma, aga noh, need rohkem tuntumad, Kobe'd omad ja Ja Morandi omad ja Devin Bookeri omad, Sabrinad, need ikka jäävad tavaliselt kogu aeg silma ja Kevin Duranti omad olid ka omal ajal, mulle väga meeldisid, et aga praegu mul on juba, ma tean, et mul on kindlasti üle 15 paari ketse seal istub kuskil kapis. USA-s ootavad sind juba? USA-d ootavad ja tuleb veel juurde, selles mõttes me saame koolitel tasuta juurde, ma arvan, vahepeal noh, sealt päris vägevaid neid Kobe'se veel välja ja teiste ketside mudeleid ka, et noh, neid ma arvan ikka, ma ei tea, ma olen kogu aeg olnud nagu selline, et Kossu ketsid meeldivad ja tegelikult on vabaajatasudega ka sama asi, et neid ka mulle vaikselt nagu kogu aeg on meeldinud, aga noh, kunagi lihtsalt ma ei tahtnud kogu aeg papsilt raha küsida, et ostaks need ja siis lõpuks noh, papsil pole raha, et ise saaks noh, süüa minna poest ostma, et siis väga nii ei saa, et aga noh, kuna nüüd on endal taskuraha on olemas, siis on hea nagu ise lõpuks nagu asju osta. Palju, ütleme, kui hooaeg kestab 30 mängu, palju sul ketsi läheb 30 mängu peale? Ja palju tipptasemel vendadel läheb? Mulle tundub, et seal on vahepeal iga mäng uus ketsi. Ma ütleks, mul iga mäng uus kets on, aga mul on see, et mul treeningkets on teistsugune kui mängukets. No veits pean võib-olla need mänguketsid algus sisse mängima. Trennis või? Jah, mängib paari trenni või siis mingi viskamine. Üks trenn ja siis viskamine peale ja siis läheb mängule. Aga ma arvan, et noh, mul ikka nagu, kui neid vahetuvad paare on ikka palju, 10 paari võib kindlasti mängudest läbi minna. 10 paari. Võib-olla isegi võib rohkem minna, ma ei oska praegu öelda. Ja praegu sul on 15, et sul on siis 10 mängude jaoks ja 5 ketsid trennide jaoks või? Treenid, et nagu seal lähevad nagu rohkem juustudeks või? Jaa, need treenid ma olen, noh, need ongi põhimõtteliselt, need võikski treeniketsid olla praegu, et need on nii läbi mängid, et nendega saaks trenni kas või panna, et olgu, kuule, aitäh, et tulid KT, et Toomen, et oli vägev jutuajamine, selline ootamatu kaheosaline jutuajamine, tervitame Tiitu ka, kui tal tasub järgi kuulata, tema jaoks on palju uut siin. No on küll, veits teised jutud on siia peale, et ennem oli noh, ta sai ka ise siin küsida, nüüd ei saanud. Nüüd ei saanud küsida, jah. Võtsid tavad küsimused ära. Jah, olgu, aga aitäh, et tulid ja edu siis USA-s, kui sinna tagasi minek juba oma hommikul. Jah, juba oma hommikul ongi. Suur aitäh. Jah, tänud. Nüüd läheb lõpuni on 10 sekundit. See on meie võimalus nüüd. Me oleme seda mängu korrali ootani. Saadet toetab EpicBet, sinu lemmik kihlveokontor.